Tere 1. aprilli hommikut. Mõtlesin, et loen teile siis ilusasti ette täna, et lähen õhtul laulma jällegi. Mul on üks külaline siin täna. Kevad ikkagi on käes. Nii. Selle me lugesime ära, kuumad käed lugesime ära. Ja lähme siit siis edasi. Nagu nägime, et ei põhjusta stressi meie ees seisvad suured probleemid, vaid just väikesed igapäevased asjad. Me satume liiklusummikusse, laps ajab mahlaklaasi ümber, mantlil tuleb nööp küljest ja nii edasi. Kui tunnetame sisemist heaolu ja oleme lõdvestunud, ei häiri need pisiasjad meid eriti. Me õpime peatuma, sügavalt sisse hingama ning enda ja häiriva olukorra vahel distantsi looma. On see tõesti nii oluline? Kas me ei näe selles olukorras mitte midagi naljakat? Kui peatume, et hingata ja olukorda vaadelda, tajume tervikut paremini, nii et isiklik osa sellest muutub kergemaks, ebamäärasemaks. See pole enam nii oluline, et me jääme hiljaks või peame hakkama koristama. Me suudame olukorraga toime tulla ilma pingesse tõmbumata. Väliskeskkond ei mõjuta meid nii tugevalt ja me teadvustame endale seda hetke paremini. Sisemise stressi vabastamine loob võimaluse terveneda sügavamal tasandil. On palju võimalusi, kuidas oma meelega töötada, et saavutada suuremat teadlikkust ja tervenemist. Kui me õpime oma tähelepanu suunama ja hoolikad olema, siis teadvustame paremini, kuidas ennast ja oma maailma mõjutame. Positiivse mõtlemise ja jaatustega kujundame ümber oma käitumismudelid. Loova visualiseerimisega suuname tervendavad kujutluspildid ja energia keha vastavasse piirkondadesse. Teadvustatud lõõgastumine ja meditatsiooniga vabastame järk-järgult stressi endas ja saavutame sügavama rahu. Tähelepanelikkus. Kui me suuname teadlikult tähelepanu enese käitumisele, tegutsemisele, mõtetele ja tunnetele, siis suudame näha erinevaid võimalusi, kuidas saame oma tervist kahjustada või selle paranemisele kaasa aidata. Teadvustada, vaadelda ja järgida on väga lihtne. Algul võib see tunduda veidrana. Võib-olla pole me kunagi varem midagi niimoodi teadvustanud. Tõesti, paljud inimesed on hädavaevu endast teadlikud. Meie eesmärk on olla järg läks käest ära. Meie eesmärk on olla iseendast tõeliselt kohal, vaadata, kuidas see olend funktsioneerib, millised on tema tugevad ja nõrgad kohad, kuidas liigub tema energia, kus esineb tõkkeid ja piiranguid ja kuidas nendest takistustest üle saada. Jälgi, kuidas sa oma keha kohtled, kuidas sa liigud, hingad, kõnnid, võimled, milline on sinu suhtumine iseendasse. Kas sa sööd kiirustades? Kas sa teadvustad endale toitu suus, selle maitset, omadusi? Kui sa oled suitsetaja, siis jälgi, millal sul tekib soov suitsetada. Kas siis, kui tunned vajadust õdususe järele või on asju, mida sa kardad välja öelda? Kui võimled näiteks, jälgi oma reaktsioone. Kas teadvustad endale lihaste liikumist, energiate vastastikust toimet? Kas oled teadlik nõudepesuvahendi vahust ja vee voolamisest, kui pesed nõusid? Kas su teadvustatud tähelepanu lülitub välja, kui hilined kohtumisele? Kas sa suudad meenutada, kuidas hambaid pesid?
mida sa eile õhtul telerist vaatasid, kui üldse vaatasid, mul telerit pole. Kas sa teadvustad praegusel hetkel endale oma keha ja tema seisundit? Tähelepanu pööramine tähendab kuulamist, vaatamist, märkamist ilma kommenteerimata. See ei tähenda hinnangu andmist ja kritiseerimist ega ka mitte süüdistamist. Tähelepanu pööramine tähendab, et sa ei tähenda hinnangu andmist. See on kuulamine. Me peame nägema ennast sellistena, nagu oleme, mitte koormama end kõige sellega, mis on halvasti, mitte tekitama rohkem halbu tundeid. Igasuguse hinnangu andmine ja kriitika põhineb ootustel ja sellel, mida teised meie arvates mõtlevad. Me peame seda oluliseks. Tervenemine tähendab enda aktsepteerimist sellisena, nagu sa oled, täielikult. Enda teadvustamine tähendab teadlikkust sellest, kuidas me anname hinnanguid ja kritiseerime ning üksnes selle märkamist, mitte hukkamõistu, et kipume hinnanguid andma. See pole enesekeskne tegevus. Endale tähelepanu pööramine ei tähenda enesekesksust. See on vaid jälgimine ja märkamine. Issand, mis asi mul on? Ma hakkab nina kogu aeg sügelema, kui ma loen raamatust. Väga huvitav vaatamine või tähelepanu. Täiesti lihtsalt hakkab sügelema. Nina teeb nalja mulle. Keskendu tähelepanu oma meelele, jälgides mõtteid. No ma keskendusin, kogu aeg see häirib, ma ei saa lugeda. See nina kutsub keskenduma ninale. See toob su käesolevasse hetke. Tähelepanelikkus on ime, mille abil me võime kokku koguda kõik oma hajevil meelevälgatused ja taastada selle terviklikkuse, et elada elu iga hetkega. Tee mitu korda päevas, kas või iga tunni tagant paus ja pane kirja, millele sa mõtled. Pööra tähelepanu mõtetele ja harjumustele. Teadvusta endale oma mõttemalle. Eelarvamuste, hinnangute tekkimist. Pane tähele, kui kergesti sa enda üle kohut mõistad või teisi maha teed. Jälgi, milline on mõtete mõju sinu kehale. Võib-olla tõuseb kehatemperatuur, tuleb köhahoog, sind haarab ärevus. Meel on pidevalt hälbinud seisundis. Jälgi vabandusi, millega ta end petab. Tekkivaid hirme, kahtlusi, sisedialoogi, mis kuhugi ei vii. Jälgi, kuid ära anna hinnangut. Tõenäoliselt märkad sa, et väldid ennast. No nii ma väldin ennast. Ma ei väldi ennast, ma pean nina klatsima. Eriti on nõrku külgi. Pane tähele, kui sageli sa tahad teemat vahetada. Hakkad nihelema, meenutad midagi, mis peab kohe tehtud saama või tunned äkki tohutut väsimust, kui kergekäeliselt sa täidad kõik oma päevad igasuguste tegemistega, nii et sulle ei jää ühtegi vaba hetke või veedad lõputult aega seltskonnas. Kui loed iga päev ajalehte, proovi üks nädal ilma hakkama saada ja pane tähele, mida sa teed tekkinud vaba ajaga. Või ära vaata nädal otsa telerit. Jälgi, kus ja kuidas sa ei taha olla iseendaga. Pööra tähelepanu oma tunnetele, jälgides, kuidas sa erinevatele olukordadele ja inimestele reageerid. Jälgi oma ärevust ja hirme. Lase neil olla, ära tõuka neid eemale, ära pea neid millekski eriliseks. Hinga nendesse, pane tähele oma soove ja seda, kuidas sa manipuleerid sündmuste inimestega ja et oma vajadusi rahuldada. Jälgi, kuidas sinu tunded mõjutavad teisi inimesi ja kutsuvad esile erinevaid reaktsioone. Jälgi, kuid ära anna hinnangut. Kui sinu teadlikkus kasvab, võid sattuda vastakuti vanade käitumismudelitega ja ununenud mälestustega, mis on kujundanud sinu mõtlemist. Teadvustades seda, mida oled varjanud,
eitanud või eiranud, tood sa energia pimedusest valguse kätte. Mõnikord pole rohkem vajagi. Valguse heitmine seni varjatule tähendab selle jaatamist, tunnustamist, enda kui terviku osaks pidamist. Iseenda teadvustamine sellisena, nagu sa oled, on endaga leppimise algus. Me ei saa heaks kiita seda, millest me teadlikud ei ole ja mida me ei teadvusta. Pööramata sellele tähelepanu, seda jälgimata ja kuulamata, sügavamatel tasanditel on eiratud kõige rohkem. Oma sisemise valu teadvustamine ja tunnustamine annab soojust, mahendab ja vabastab. Mõnikord võib see olla väga raske. Me kipume põgenema valu uuesti kinni katma, kuid valu on selleks, et aidata meil areneda. Prahist saab kompost ja kompost paneb lilled kasvama. Haigus sunnib meid vastutama selle eest, mis parajasti toimub. Me ei saa hoida kinni sellest, mis oli, või jääda selleks, kes olime. Olemine praeguses hetkes nendena, kes oleme, praegu tähendab iga hetke vastuvõtmist selle täiuses. Vaat nii. Aga sellega ma siis lõpetan täna ja järgmiste lugemisteni